tere, mina olen Tiiu. Me vaatame täna, kuidas Scratch programmis lisada uut tegelast, valida tausta ja kuidas tegelased liikuma panna. Valime esimeseks kohe ühe tegelase. Tavaliselt Scratch programm annab oma põhitegelase siia ette, see on meil kass. Võtame talle juurde uue kaaslase, kellega ta täna tegutsema hakkab. Selleks läheme akna osale, kuhu on kirjutatud spraidid ja uue spraidi võime valida köögist, ise joonistada või siis failist alla laadida. Uuemas programmis, nagu näete, on võimalik siis teha kaameraga uus spraid. Valime siis köögist, siia võtame kala. Võtame kala, sest kõik kassid armastavad kala. Ega meie oma ka erand ei ole. Iseasi, kui palju ta seda välja kannatab. Võtame selle kala, see on ka parajalt neljane. Ja klõpsame nupule play. Ja meil on 2 tegelast. Järgmiseks lisame tausta. Peaks põnevam, klõpsame oma spraidide akna kõrval vasakul pool. Meil on võimalik valida faili juba teegist ja me võtamegi vedela kassi ujuma, lähme vee alla ja valime sellise toreda päevasõja, kus oleks meil kassi ka hästi nähtav, saab kiirelt kätte. Ja taust tuli. Hetkel on meil taust näha ka joonistamisakna, siis me võiksime siia nüüd juurde joonistada näiteks midagi taustale. Kui me vaatame nüüd siit ekraani keskosa, siis siin me näeme, et millised taustad meil olemas on. Meil on meie valitud taust Underwater 2 ja siis meil on taust 1, mis on täiesti valge. Kui me teeksime näiteks mingit mängu, siis me võiksime selle tühja tausta jätta endale mängu alguslaidiks hiitlite jaoks, aga meie seda ei aja, meie klõpsime ta ära siit ja jääb meile taustaks keelis värviline merepõhi. Hakkame siis oma tegelasi liigutama. Selleks, et meile mingisugust liikumist anda, saame me siis kasutada skripte. Hetkel on meil lahti kostüümid sokk, kui me klõpsasime tegelasele ja me näeme, et meil on kassil 2 kostüümi. Selles mõttes hea, et me võime kassi niimoodi liikuma panna, et ta võtab vaheldumisi need kostüümid ja meil tekib illusioon, et kass jookseb. Meil on üks võimalus veel, me võime spraidi keerata näoga, et ta ei ole paremale, vaid vasakule. Selleks on veel just hea see joonistusvälim võtta ja joonistusväljal üleval paremas nurgas. Pööramine on paremale ja pööramine on vasakule. Võtame teisijalgu näoga paremale, näeb kala ka hästi. Ja klõpsame saki skriptid, et me saaksime siis kassile lisada liikumist. Igasuguse tegevuse alustamiseks tuleb meil siis anda märguanne ja kõige tavalisem on, et kui klõpsatakse rohelisel lipul. Kui klõpsatakse rohelisel lipul, siis meie kass peaks hakkama liikuma, et liigu 10 punkti. Vaatame, palju see 10 punkti on. Mitte selline hästi väike sammukene. Et tõstame seda numbri suurust. Võtame siin 100. Ja nii kui ta liikuma hakkas, siis meil oleks kasulik võtta siis nüüd ka kohe see teine kostüüm. Selleks me klõpsame nupul välimus ja valime siit võtta järgmine kostüüm. Nii tuleb meiega kaasa midagi. Seekord tuli võtta järgmine kostüüm ja nüüd järgmisena, et me tahame, et ta edasi liigub ja põrkab siia ekraani vastu, et ta ei peidaks ennast ära, ei läheks ekraanist välja, siis me anname talle liikumisel käsu, et äärel põrka, tähendab pööra ots ümber. Kui äärel põrka. Nii tuleb. Kui äärel põrka.
vaatame, kuidas liiguvad väljamaad. aga teeb ainult siis, kui me liigutame, klõpsime kiirelt käega, eks. Ahaa, vaadake, mis ta tegi, keeras ennast ilusti, tagurpidi läheb tagasi küll, aga vahepeal keerab ennast. Selleks, et nüüd ta ennast ei pööraks, niimoodi jalad üles tegi, läheme spraidi pildile ja meil on siin üks i-täht, klõpsime selle lahti kiirega. Ja siin me saame valida pööramisstiili ja pööramisstiil meile sobiks väga, et see oleks ainult paremale vasakule, mitte ta ei laseks kukerpalli. Ja kui me oleme selle ära valinud, klõpsame uuesti nüüd kolmorga, mis paneb meil selle spraidi info lehe kinni. Ja vaatame, kuidas ta nüüd liigub. Kui ta jõuab, et ta jooksebki ilusasti edasi-tagasi olemas. Aga ta liigub ainult siis, kui me klõpsime. Tahaks nii, et ta liiguks kohe suurema sammuga ja siis meil oleks kasulik panna siia peale liikumisele niisugune käsk, et ta kordaks seda liikumist. Selleks võtame kõigepealt eemaldame see plokid põhikäsust. Tõstame alla poole. Ja võtame juhtimine. Saabki juhtimine lahti. Ja valime siit korda, võtame siit korda 10 korda. Olemas. Ja lükkame uuesti plokid kokku. Vaatame, mis nüüd juhtub. Mis nüüd juhtub? Päris kiire hakkas. Nüüd kala meil seisab paigal. Aga see, mis paigal seisab, seda pole ju huvitav püüda, nii et paneme kalale ka liikumise. Ja teeme täna niimoodi, et see kala liigub meil samamoodi kui liigub meil kass. Vaatame, mismoodi kala kostüüm välja. Selleks me teeme kõigepealt kalal on üks ainult kostüüm, nii et meil ei ole vaja seda plokki, kus on kostüümi vahetus. Võtame skriptid. Ja väga lihtne võimalus on kalale täpselt samasugust liikumist saada, kui me lohistame hiire osaku klahvi allhoides, lohistame selle valitud programmiga kala peale. Krüpsame nüüd kala spraid lahti ja vaadake, kalal on täpselt samasugune töökorraldus. Meil siia ei taha saada seda järgmist kostüümi, võtame ta ära siit, eraldame, viskame ta välja, sest kalal kostüümi vist ei ole. Tõstame, kui äärel põrkad, muidu et meil kala ära ei kaoks. Lohistame ta tagasi. Vaatame, kuidas nüüd see asi toimub. Näete, aga kala keerab ka ennast nüüd kõhule. Siis, mis meil oleks kasulik teha, tõstame, paneme sellele kalale liikumise ka paremalt vasakule. Nüüd on mõlemad ära näinud. Vaatame, mis juhtub. Ja paneme kalaspraidid kinni. Ja natukene liigutame, et see liikumine oleks siin pea kohal. Tõstame ka natukene. Liigutame teda natukene. No ei tule. Täna ei ole see päev, kui kalad liiguvad nii, nagu meie tahame. Ei tule. No vaatame, äkki liigub paremini. Päris kabe. Ikka keerab ennast kõhule. Nii, vaatame nüüd. Mis nüüd juhtub siis? See liikumine praegu ei ole selles mõttes see, et nad on nagu üksteise kohal ja kass ei näe seda kala kohe mitte nihutama teda natukene tahapoole vaatama, kas ta nüüd näeb seda kala. Vaatame. Kohe teine asi, vaadake. Nii, mis me siis täna tegime?
me võtsime kassile lisaks kala, sest kass tahtis nüüd süüa saada. Lisasime tausta tööle. Kassile panime liikumise liigu 100 punkti, kui klõpsatakse rohelisel lipul. Liigu 100 punkti. Ja võta järgmine kostüüm, siis meil tekib selline illusioon, et kassil jalad ka liikuvad ja kass tõesti jookseb siin mööda seda veekogu põhja kala kätte saada. Ja kui ta jõuab äärele, siis põrkab ta tagasi. Ja lisasime siia ka korralduse kordamiseks, et kordaks seda tegevust 10 korda. Seejärel me olime täna natukene laisad, me ei viitsinud kalale neid skripte ükshaaval, neid blokke ükshaaval välja tuua, siis me lohistasime kiire vasakult klahvi all hoides selle programmi kala peale, nii et me saime endale kala, kellel on täpselt samasuguse liikumisega, ainult mis me tegime, võtsime kalal ära siit vahelt ploki võtta järgmine kostüüm, sest kalal meil kostüüme ei ole. Kalal on ainult üks kostüüm ja meil ei ole mõtet hoida seda plokki seal selles skriptis seis. Tulemuseks saime siis niisuguse liikumise. Nemad ajavad üksteist siin taga, kes kelle kätte saab, aga nüüd on teie kord tegutseda.